Ma igaks juhuks küsin üle, kas keegi saab lihtsalt öelda, kas te näete ilusti nagu full screen'ina seda? Marianne ikka see osa pärast öelda. Ja on küll. Okei, aitäh. Nii, aga siis alustame. Tere õhtust kõigile. Mina olen Elo ja Coral Clubi sõltumatu turustaja ning tänase siis loengu teemaks on Immunity Back, e-back ehk immuunsuse programm. Ja hetkel on meil siis kohe-kohe august lõppemas ning sügishooaeg algamas. Ja miks mitte siis rääkida juba ennetavalt, kuidas talveperioodil siis ennast paremini turgutada, toetada selleks, et olla terve siis niisuguse külmaperioodi terve, püsida viiruste vabalt niivõrd, kui see on vähegi võimalik ja tunda ennast hästi läbi pimeda talve. Aga hakkamegi siis vaatama, mis see immuunsuse pakk endast kujutab, mida ta meile annab ja millest koosneb. Küsimus on õigustatud, kas immuunsus siis sõltub meist või meie sõltume temast. Immuunsus kui selline on ju tegelikult ikkagi rakuline, ehk siis meie sees on meie siis immuunrakud ehk siis väikesed elusolendid, kelle elu sõltub sellest, kuidas meie elustiil on, mida me sööme, mida me joome, kuidas me ennast liigutame, millal magame, kui palju magame, kõike seda, mis me endaga teeme, mõjutab neid ja samas nende siis elu tegevus mõjutab jällegi meid vastu, et mida paremini nemad on hoitud, seda paremini nemad teevad oma tööd ja seda paremini tunneme meie ennast. Nii et kindlasti on see sõltuv meie siis elustiilist. Kui me armastame süsivesikutega liialdada, kui me üldse elame niisugust nagu väga kaootilist elu, me ei maga korralikult, me ei maga piisavalt, me oleme stressis, siis üpris lihtsasti on võimalik haigeks jääda. Doktor Olga Vutakova vahel isegi ütleb, et proovige, tehke test, sööge ära tahvel šokolaadi ja te võite kella pealt aega võtta, et 3 tunni pärast vaikselt hakkab juba nina tilkuma, võib-olla hakkab juba kurgus kraapima ja oletegi haiged. Ehk siis, kui teil on ees võib-olla ootamas paari päeva pärast mingisugune ebameeldiv koosolek tööl või mida iganes, kuhu te ei taha minna, siis vot lusikaga suhkrut, aga piisab ka ükskõik millisest muust üleliialdatud siis sellisest nagu magusast süsivesikust, et ärge unustage, samamoodi süsivesikud on ju ka kartul, makaron, riis, eks ju, samamoodi võtate viilu täistera leiba, võrdub ka lusikatäis suhkrut, on ju, keha jaoks, ehk siis see glükoosi hulk, mida ta peab ära suutma lagundada. Nii et suhkur kindlasti aitab väga ruttu haigeks jääda ja sellepärast sõltub ka sinu elustiilist see, kui hästi sinu immuunsus ennast tunneb. Ja teiselt poolt, eks ju, et kui palju me liigume, millist toitu me sööme, eks ju, et kas näiteks meie head kõhubakterid saavad piisavalt kiudaineid, mis on nende jaoks toit, kas jällegi meie menüüs on pigem nagu värske ja tervislik või siis töödeldud ja 3 korda võib-olla veel ümber töödeldud mingisugune siis söök, mida võib-olla 100 aastat tagasi polnud veel söögina leiutatudki. Nii et vastavalt sellele siis on ka see olukord meie soolestikus ja teadupärast ju soolestikust algabki meie immuunsus. Nii et mida nõrgem on immuunsus, seda tihedamini külastavad meid igasugused viirushaigused, seda rohkem on siis neid nii-öelda küll külmetushaigusi, kuigi otseselt külmetusest me ju haigeks ei jää, vaid pigem nagu nõrgestab see meie siis vastupanuvõimet. Meie nagu kehas, meie ümber on nii viiruseid kui ka haigeks tegevad nii patoloogilisi baktereid niikuinii alati. Neid ei ole võimalik vältida. Seetõttu siis on parem pigem nagu keskenduda iseenda siis tervise turgutamisele ja siis oma siis immuunrakkude nii-öelda poputamisele, et nemad ennast hästi tunneksid, sest siis oleme meie ise ka vitaalsemad ja suudame paremini siis toime tulla kõigega, millega me kokku puutume. Aga ja, mida tugevam immuunsus,
siis seda vähem on neid ägedaid respiratoorseid viirushaiguseid ja seda kiiremini me paraneme ja seda vähem tekib igasuguseid siis neid nii-öelda kõrvalnähtusid ja tüsistusi, mingid vinduma jäävad köhad, nuhu, mis kunagi lõppeda ei taha ja nii edasi ja nii edasi. Faktorid siis, mis meie immuunsust nõrgestavad, on kindlasti nagu mainisin, eks ju, et kui meil on stress, kui me sööme ebatervislikult ja kui me magame liialt vähe, ehk siis meie keha ei saa ennast taastada. Kindlasti on sellest ka palju räägitud, et hea oleks magada kella 10-12 vahel selleks, et keha saaks ennast füüsiliselt parandada ja peale südaööd siis toimub alles nii-öelda see mentaalse poole ja päevas kogutud elamuste ja mälestuste siis nii-öelda sorteerimine ja läbitöötamine. Aga igasugused kahjulikud harjumused nagu nikotiin, kohvi, alkohol, noh, iseenesestmõista, aga narkootikumid, eks ju, ja siis noh, see rämpstoit on seal siis nii toitumise kui kahjulike harjumuste rubriigis mõlemas, eks ju. Nii et see neid tegureid, mida tihtipeale inimesed iseenda tervise hävitamiseks teevad, on mitmeid. Allergia võib-olla siin on lihtsalt nähtus, mis ilmub koos siis immuunsuse nõrgenemisega, aga ta võib-olla otseselt, ma ei tea, kui palju tõesti ise seda immuunsust nõrgemaks teeb, et pigem on see siis ka nii-öelda üks nendest krooniliste haiguste nagu järelnähtudest. Ja igasugused vigastused ja traumad, eks ju samamoodi, et seda enam, kui me näiteks oleme sunnitud olema voodirežiimil mitu nädalat, see kindlasti nõrgendab meie immuunsust, et parem olla ikkagi siis hoida ennast nii palju kui vähegi võimalik, sest kui me oleme liikuvad, siis ka meie kehas tunnevad kõik muud olendid ennast paremini, meie süsteem saab töötada normaalselt. Kui me oleme kuidagi surutud kuskile sundasendisse väga pikalt, siis mitte ainult ei pea voodirežiimil seal lamatisi kartma, vaid kindlasti hakkavad atrofeeruma meie lihased ja kogu meie siis struktuur muutub nõrgemaks ning see kindlasti mõjutab ka siis meie seal organismis sees toimuvaid protsesse, sest et näiteks lümf ei hakka enam liikuma nii, nagu ta peaks ja kõik muud samamoodi. Ehk et tekib nagu siukse seisva tiigi efekt veidi. Siin on küll välja toodud ka vanus, aga noh, see on teate so-so, see vanus ikkagi sõltub väga tegurina sellest, kuidas te olete oma elu elanud, millises elustiilis, kui palju te olete panustanud oma tervisesse, teinud paremaid valikuid, ehk siis kui teie igapäevaseks kaaslaseks on needsamad kahjulikud harjumused, ebatervislik toitumine, stress ja vähene uni, siis te tasapisi, eks ju, ennast ise järk-järgult nii-öelda vanandate ja ka iseennast hävitate ning selle tõttu hakkab vanus kui tegur lõpuks rolli mängima. Kui te ennast aga hästi hoiate ja olete väga vitaalne ja heas vormis ka kõrges vanuses, siis vanus kui selline ei ole tegelikult immuunsust nõrgendav tegur. Kuidas aru saada siis, et kaitse on nõrk? No üks asi kindlasti esimene, te tunnete lihtsalt väsimust ja kui nüüd mõelda näiteks sihuke tüüpiline aeg on ju veebruar, veidi isegi märts, kuigi märtsis juba natukene hakkab seda päikest lähemale tulema, aga veebruar sihuke kõige võib-olla pimedam ja muserdavam niisugune kuu, kus nagu ilm on külm, valdavalt on pime, kõik nagu sügisesed vitamiinivarud meie kehast on juba ammu ammendunud. Siis esimene asi, eks ju, mida me tunneme, ongi tegelikult sihuke apaatia, närvilisus, võib-olla depressioon mõnes mõttes ja just see suurenenud väsimus, et tahaks lihtsalt olla, lamada teki all, ma ei tea, kuskil kamina valguses, eks ju, et meil on tegelikult valguse puudus, meil on enamasti vitamiinide ja mineraalide puudus ehk siis nagu toitainete puudus tegelikult ja see kõik nõrgestab ühtlasi ka meie immuunsust ehk et me saame koheselt aru, et tegelikult meie keha on nõrk, me ei suuda vastu panna, ei taha sinna külma kätte õue minna, eks ju. Nii et juba see on omaette märk, et tasuks midagi juurde võtta, aga jällegi juurdevõtmisega ja noh, ütleme siis selle nii-öelda toidulisandilise kiirabiga on pigem ikkagi see, et ma väga soovitaks rohkem keskenduda ennetusele. Tehke ikkagi 2 korda aastas ennetavalt neid parasiidikuure ära.
võimalusel puhastage soolestik, kindlasti visake toksiinid välja, jooge aasta läbi vett ja vaadake, et vitamiinid oleks teie igapäevases menüüs siis toidulaual, sest et siis te aitate palju stabiilsemalt hoida oma immuunsust ja iga väiksem nagu siis pisik, mis teie siis vaatevälja satub, ei löö teid rivist välja. Aga ja, kui te näiteks tunnetaks, et limaskestad, nahk, ütleme, käed kuivavad, midagi kuskil kraabib, võib-olla nagu nina on kuiv, kurgus on niisugune ärritus, et need kõik võivad nagu viidata sellele, et tegelikult on juba natukene selline haiguseelne seisund, et võib-olla oleks hea midagi ruttu-ruttu sisse võtta. Ja loomulikult, kui teie kroonilised haigused ägenevad või siis te nagu just saite terveks ja juba jälle jäite uuesti haigeks, siis see on ikkagi selge märk sellest, et teie immuunsus on päris nõrk. Ja kuidas kellelgi aga teatavad siis sellised seedimisprobleemid võivad ka viidata sellele, et immuunsus on nõrgenenud. Aga mis see immuunsus siis üldse on? Kui te olete koralliklubi liige, võib-olla on teile soovitatud sellist raamatut nagu Olga Putakova siis loengute põhjal eesti keelde tõlgitud kesknärvisüsteem ja immuunsüsteem. Siit saate täitsa lugeda ligi 100 lehekülge on sellest palju targem inimene kui mina, detailselt lahti selgitanud teile, eks ju, et doktor Olga Putakova mitte ainult, et 20 aastat töötanud kiirabiarstina ja et omab nagu läänemeditsiini siis kraadi, aga ta on ennast väga palju täiendanud ka igasuguste ideameditsiinide alal ja see teeb temast äärmiselt laia silmaringiga niisuguse terviseeksperdi, ütleme siis sedasi, et igasugused ajurveedad, Hiina ja India meditsiin, refleksoloogiad, kõik muud niisugused asjad, mida ta kõike õppinud ei ole, just selleks, et viia need siis kaks maailma, ida ja lääs omavahel kokku ning võtta sellest parim ja tuua siis meieni need õpetused, nii et ma kindlasti väga soovitan seda raamatut. Kui te lähete korralklaabi, te võite küsida tüdrukutelt letis, neil äkki on kastis seal leti all olemas, mis on neile sinna jäetud müügiks neile, kes oskavad küsida, et saate selle raamatu või küsige oma sponsori käest, et äkki saab selle teile hankida. Aga ma kindlasti soovitan, doktor Olga Putakova raamatuid ei ole väga palju eesti keeles nii-öelda saadaval, aga need, mis on siia tõlgitud ja trükitud, on tõesti väga head infoallikad, et annab väga niisuguse kergesti saadava niisuguse mõistmise üleüldiselt oma tervisest ja kuidas ennast paremini siis hoida ja toetada. Aga immuunsus siis kui selline tuleb ladinakeelsest sõnast immunitas, mis tähendab siis kas vabastamist või vabanemist. Ehk siis tegelikult sisuliselt on see, et meie organism, ehk meie nagu immuunrakud, kes rändavad ringi siis meie kehas pidevalt, suudavad siis ära tuvastada need nii-öelda tulnukad, kes ei ole mitte heade kavatsustega meie kehasse sisenenud. Siinkohal kindlasti paneksin südamele, et kui te sööte, sest enamasti me saame kõik võõrsissetungijad kas siis läbi hingamise ja jõuavad kopsudesse või siis just läbi toidu ja ka läbi joogi, eks ju, et kui te sööte, ärge jooge suuri koguseid vedelikku sinna peale, vaid katsuge pigem nagu päeva jooksul hoida oma seda vee joomise siis intervalli heas nii-öelda rütmis selleks, et sellel hetkel, kui te hakkate sööma, oleks teie maost juba eelmine vesi siis eest ära liikunud ja te ei peaks rohkem peale jooma, et teie keha on piisavalt veega varustatud. Ehk et keha suudab toota sülget ja seda maomahla, sest et kui koos nagu toidu tulles, siis maohapet eraldub lusika täis, mis peab kõik selle toidu ära seedima, siis ärge lahjendage seda nagu väga lahjaks, sest et see on see koht, mis peaks meid tegelikult esimese asjana kaitsma. Et kui see toit jõuab meie kehasse, siis maohape peaks hävitama kõik võõrsissetungijad. Okei, viirus kui selline on lihtsalt programmi jupp või kood, teda on nagu võib-olla keerulisem hävitada, aga samas viiruse puhul on nagu meie eelis jällegi see, et kui ta ei satu õigesse kohta, siis ta on sisuliselt ka ohutu, et ta võib seal ringelda. Aga kui ta ei leia seda endaga ühilduvat haiget või katkist rakku, siis põhimõtteliselt ei ole ta ka meile ohtlik. Aga lihtsalt, et ka igasugused muud need nii-öelda ainuraksed ja algorganismid,
või ka seeneosed, eks ju, et need kõik tegelikult peaks maahappe hävitama enne, kui nad üldse sinna soolestiku aluselisse keskkonda jõuavad. nii et juba sellega me saame toetada oma immuunsust. Aga immuunsus siis üleüldse on kaitse nii väljastpoolt kui ka seestpoolt ja väljast siis näiteks võib-olla, mis oli siin koroonaaeg teemaks, eks ju, et kogu aeg kästi oma käsi desinfitseerida nende desovahenditega, mis tegelikult ju eemaldab siit nahapinnalt selle siis rasva või rasukihi, mis iseenesest on juba omaette kaitse siis nii-öelda väliskeskkonna eest, mitte ainult siis nagu igasuguste võib-olla kriimustuste eest, vaid ka meie naha peal elab väga-väga palju baktereid ja nad on meie kaitseks seal, sellepärast et nemad siin väljas puutuvad väga palju kokku igasuguste siis tegelastega, kes meie ümber siin elutsevad ja läbi siis nende tuleb see informatsioon juba kehasse sisse samamoodi. Ehk siis nad annavad signaali. Teate, väljas on sellised tüübid parasjagu ringlemas, sellepärast et ka need patoloogilised bakterid kogu aeg nad üritavad oma formaati nagu muuta, nad natuke muteeruvad. Samamoodi ju vaadake, kui öeldakse, eks ju, et gripiviirus kogu aeg, iga hooaeg tuleb uus variant sellest. Ja mina muudkui mõtlen, et küll peavad olema head selgeltnägijad siis seal vaktsiinide tootmise süsteemis, sest et kui teada on, et vaktsiini sa pead kasvatama 2 aastat, siis sa pead 2 aastat ette nägema, millise versiooni see siis muteerunud viirus kavatseb 2 aasta pärast võtta, et seda täna hakata tootma, eks ole. Ma ei tea, kuidas nad seda teevad, aga tundub veits sassi. Isiklik arvamus lihtsalt. Aga tulles tagasi, siis meie siis, kui me nüüd oma käed ära desinfitseerime nende desovahenditega, siis me tegelikult nullime ära selle väljaspool olevad nende nii-öelda selle kaitsekihi või need tunnimehed seal teisel pool seda vallikraavi. Ja nemad ei saa meile öelda, et kuulge, siin meie kindluse ümbruses on vot sellised vaenlased ringlemas. Ja siis, kui need nüüd satuvad meile sisse, läheb meie seespidisel immuunsusel tükk aega rohkem aega, kuni nad suudavad vaenlased tuvastada ja õigesti neid ründama siis hakata, ehk siis kuni immuunsus neid tapjarakke siis nagu toodab. See võtab ikkagi paar päeva aega. Nii et sellepärast tegelikult on hästi hea ka laste suhtes, et mida rohkem nad seal mullas mängivad ja igasuguste asjadega kokku puutuvad, seda tugevam on nende immuunsus. Mida rohkem me kogu aeg desinfitseerime ja nii-öelda siis siukses steriilses mullis elame, seda suuremat mõju avaldab meie immuunsusele ja seda kiiremini me haigeks jääme tegelikult igasuguste uute siis tegelastega kokku puutudes. Nii et ärge kartke seda maailma, mis siin meie ümber on. Kui me ennast ise hoiame, siis ka meie oleme hoitud. Nii et siin on ilusti öeldud nende kohta nagu tulnud agendid, eks ju. Aga põhimõtteliselt on see nii, sest et need bakterid ka kogu aeg ja ennast nagu muudavad natukene, et ära petta siis meie seda seespool olevat immuunsust, et nad ei saaks aru, et nad on vaenlased ja nii-öelda mõtleks, et noh, on lihtsalt mingi valk, eks ju. Nii et aga viirus kui selline üritab alati leida siis meie kehas sees mõnda haiget rakku, vigastatud või niisugust vana rakku ja sinna sisse pugeda, et siis see rakk ümber programmeerida, hakkamaks siis seda viirust tootma. Aga immuunsuse kaitse siis see toimub, ütleme maks siis põrn ja ka luuüdi on kindlasti niisugused kohad siis, mis on seotud meie immuunsusega ja immuunsuse tootmisega. Nii et nagu te siit lugeda saate, et siis seal toimub justkui nagu nende tähtsamate lümfotsüütide koolitus ja nahk on siis see peamine siis barjäär meie keha ja väliskeskkonna vahel, nii nagu rääkisin. Kindlasti ka mandlid, lümfisõlmed, tõesti põrn, isegi pimesool, sest et pimesooles öeldakse, et hoitakse meie igaühe seda unikaalset soolestikubakterite koosluse koodi. Ehk siis nii nagu meil kõigil on erinevad näpujäljed, meil kõigil on ainulaadne silmaiiris, nii on meil kõigil ka väga ainulaadne siis bakterite niisugune koloonia ja just nende erinevate bakterite kooslus siis meie soolestikus. Ja see kood, et kui palju ja keda seal üldse leidub, on siis nii-öelda niisugune nagu näidiseksemplarid
just meie pimesooles ja seetõttu, kui teil on nüüd pimesool äkki elu jooksul ära lõigatud, siis ma väga tungivalt soovitan toetada oma organismi pidevalt siis probiootikumidega, et sööge loomulikul teel hapendatud toite ja siinkohal just mitte nagu siis äädikaga, eks ju, neid kurke ja kapsaid ja asju. Ja võtke seda juurde, kui teil vähegi on nagu vajalik, sest see aitab hoida teie seda immuunsuse taset, aga ka seda, et teil toit seedub. Nii et teile endale väga-väga kasulik. Kui teil on pimesool alles, siis palju õnne, te olete hoitud. Aga mandlid samamoodi siis, eks, et kui nüüd see naha peal olevad bakterid on justkui nagu seal teisel pool vallikraavi olevad need tunnimehed, kes meie siis kindluse ümber seal vahti peavad, siis mandlid on justkui nagu siis need tegelased, kes on siis siinpool tõstesilda juba seal kindluse poole peal, et kui juba siit kindlusesse sisse on tungitud, siis nemad on siin kohe valmis, samamoodi ka tegelikult adenoidid, eks ju, et nad püüavad kinni kõik need väljast sisse tungijad ja katsuvad siis anda ühelt poolt signaali kohe kogu kehale ja nende immuunsuse nii-öelda siis süsteemi tootjatele, et vot nüüd on nii palju mingit vaenlast meile siia sisse tunginud ja kellega on tegu, et oleks võimalik ka mujalt organismist koheselt tuvastada. Aga kui nüüd mandlid on ära lõigatud, siis ega probleem sellest ei kao. Enamasti seda tehakse sellepärast, et kuskil on mingisugune bakter, mis vohab ja mandlid on pidevalt mädased, see lihtsalt ajab seda nagu jääki välja. Ehk siis see on see, kuidas immuunsus tegelikult töötabki. Ta peabki jäägid väljutama, sest et need on need meie surnud siis immuunrakud, kes on siis oma elu hinnaga lüüsinud need sissetungijad. Sisuliselt meil on bakter ja meil on immuunrakk ja immuunrakk nii-öelda võtab selle bakteri, ta nagu nii-öelda neelab enda sisse ja ta teeb seda oma elu hinnaga, sest et ta ka ise sureb. Aga vot see ongi see, millest näiteks koosneb seesama nohu, mis meil siis ninast välja tungib, et kui me nüüd võtame seda sudofeedi ja paneme need voolused siin ninas kinni, siis kõik see sodi jääb tegelikult meile sisse ringlema ja omakorda koormab meie immuunsüsteemi ja meie organismi ja pikendab tegelikult seda, kui kaua läheb aega, et me terveks saaksime, sest et lümfisüsteemi eesmärk ongi kõik see välja viia. Et kui me nüüd nuuskame midagi, kui meil kurgust tuleb mingit eritist, eks ju, siis see ongi see surnud need pahalased ja meie oma immuunrakkude siis nii-öelda jäägid, mis viiakse lümfivedelikuga siis välja selleks, et saate aru, eks, et see on lihtsalt surnud pläga, on ju, et ei ole hea, kui see meie kehas ringleb. Nii et mida rutem te saate selle kõik välja endast, seda kiiremini te tervenete. Ja lümf on siis selline paralleelne soonte süsteem, eks ju, meie veresoonkonnaga ja lümf alati liigub siis alt ülespoole. Nii et kui te teete ka massaaži või mida iganes, siis alati suunaga alt ülespoole just selleks, et siis lümf saaks väljuda. Ja lümfi parim treening loomulikult on käia saunas ja hüpata näiteks külma vette seejärel, eks ju, et kuum alati nii-öelda sulatab selle vedelamaks ja külm siis nii-öelda paneb jälle selle lümfivedeliku nagu rohkem tarretama või ta niisuguseks keeljamaks läheb. Aga ka igasugune füüsiline treening, te ei pea üldse nagu 3 tundi seal järjest ennast jõusaalis lõhkuma, vaid piisab sihuke mõnusalt tempokast näiteks kõndimisest. Treppide käimine on väga efektiivne, et niipea kui te tunnete, et kergelt läheb otsest juba niiskeks, eks ju, siis te saate aru, et te juba olete aktiveerinud oma lümfi. Nii et hea oleks seda teha 2 korda päevas, tehke kas või nagu kükke, tehke minut planku, mis iganes sellist nagu siis nii-öelda, nagu Peeter Liiv ütleb, sihukest mõnuvõimlust, eks ju, midagi sellist, mis te tunnete, et natuke paneb teid pingutama, kergelt teeb higiseks, aga see aktiveerib teie lümfi selleks, et siis tuuagi ka kõik need muud elutegevuse jäägid sealt kudedest välja. Et lümf on meile väga suur abimees ikkagi, muidu see seisva veega tiik oleks ikka veel hullem sihuke mudahunnik nii-öelda ja haiseks ikka päris korralikult, nii et toetage oma lümfi ka. Aga immuunsuse hierarhia siis on selline, ühelt poolt siis on meil sõdurid ehk siis nahk, limaskestad, eks ju, ensüümid, fermendid ja ka maamahl, nagu rääkisin, eks ju, et maamahl siis nii-öelda kohe tapab kõiki, kes meile söögiga siis sisse tulevad, eks ju, need, kes tulevad läbi sihuke hingamiselunkonna ehk siis mööda nagu hingetoru ja kopsudesse sinna limaskestale, eks ju, et seal on jällegi teine süsteem, mis püüab neid siis seal peatada, et nad ei läheks otse vereringesse edasi. Aga peamisteks barjäärideks siis seal on nagu
see on nagu mehaaniline, bioloogiline ja keemiline. Ja meie immuunrakud ehk fagotsüüdid siis on makrofaagid, monotsüüdid, neutrofiilid ja siis dendriitilised rakud, nuumrakud. Ja nemad siis püüavad esimesena nagu võitlema asuda, et meil alati on mingi hulk neid immuunrakke kehas ringlemas ja nad hoiavadki nii-öelda siis nagu ma ei tea, tänaval jalutavad politseinikud nii-öelda lihtsalt hoiavad silma peal, et mis kuskil on ja kui kedagi hakkab siis silma, siis katsuvad ta kahjutuks koheselt teha, eks ju. Ja üldiselt nad, nii nagu siin ongi ilusti välja toodud, eks ju, et nad nagu, nende võitlus on see, et nad püüavad selle pahalase kinni ja siis justkui nagu seedivad ära selle tulnukagendi, eks ju. Ja ka mõõt on siin ära toodud, on ju. Nii et see on nagu niisugune esmane, aga kui seda vaenlast on nüüd ikkagi nii suur hulk juba sisenenud, et see esmane nii-öelda siis sõdurite hulk ei suuda sellega enam siis hakkama saada, siis antakse signaal ja keha hakkab tootma siis neid T ja B lümfotsüüte ehk siis niisugune nagu suurem sõjavägi juba, aga see võtab paar päeva aega. Nii et hea, kui te saate siis nii-öelda hoiata oma immuunsust piisavalt sedasi, sest iga päev samamoodi tekib meie kehas ka vähirakke, aga me ei märka seda kunagi sellepärast, et me ka kogu aeg haigestume, eks ju, aga meie immuunsus jooksvalt juba suudab selle kõigega toime tulla ja nad kahjutuks teha. Ja immuunsüsteemil on alati paraku tööd, sest et igas kuupmeetris õhus, nagu te näete, eks ju, meie ümber, et miks on hea ikkagi tuba tuulutada iga paari tunni tagant, on päris palju igasuguseid mikroorganisme, kes muudkui ringlevad, soodsatel tingimustel paljunevad ja üritavad siis siseneda ning võimust võtta. Ja kui me talvel laseme sinna sooja tuppa natuke karget seda välisõhku, siis see muudab ka nende elu ebamugavaks ja päästab meid võib-olla suuremast nakkusest. Aga vältida, nagu ütlesin, on neid praktiliselt võimatu, sest nad elavad igal pool meie ümber, me niikuinii kogu aeg hingame neid sisse. Nii et kas desinfitseerida oma käsi kogu aeg või mitte, et see, ma ei tea, minu meelest pigem võib-olla isegi üleliia pingutades mõjub meie immuunsusele nagu kahjustavalt. Aga väljast, mis me teha saame? Kui me puhkame piisavalt, siis meie keha saab tegeleda enda taastamisega ja olla tugev. Kui me oleme stabiilselt füüsiliselt aktiivne, siis me hoiame oma organismi töös, me hoiame oma lümfi liikumises ja me hoiame ennast tugevana mitte ainult füüsiliselt, aga ka nagu siis mikrotasandil. Ja kui me ei kahjusta nagu ebatervislike harjumustega oma keha liigselt veel juurde, siis ta ongi tugev ja vastupidav. Ja seestpoolt siis, nagu ütlesin, kiudainerikkas värsketest siis köögiviljadest koosnev toit, kindlasti siis toetamine igasuguste vitamiinidega, et kui te teate, et teie söök on võib-olla nagu mitte nii laia spektriga, et ei saa kõiki 22 aminohapet sealt kätte, eriti neid asendamatuid, mida meie keha ise ei suuda toota. Kuid me ju teame, eks ju, et vesi lahustuvad vitamiinid tulevad, neid varuks väga ei hoita, üleliigne läheb koheselt veega välja, et siis on oluline, et me neid ikkagi igapäevaselt saaksime ja krooniliste haiguste vältimine, ma ütleks lausa, sellepärast, et krooniline haigus on ikkagi tagajärg sellele, et me oleme juba väga pikka aega teinud päris palju halbu valikuid oma keha suhtes. Et ärge laske asjadel nii kaugele minna. Aga Immunity Back ehk lühidalt IBAC ongi siis mõeldud just selleks, et ta tugevdab organismi kaitsevõimet, ta aktiveerib meie immuunsuse ehk siis toetab selle veel aktiivsemalt ja aitab siis meie kudedel ennast taastada ehk siis, et meil oleks vähem neid vabadest radikaalidest ära lõhutud katkisi, haigeid, surevaid rakke, sest just neid pahalased otsivadki, sest sealt kaudu on meid lihtne rünnata. Mida rohkem meie kehas on antioksüdante ehk siis mineraalaineid, kui me joome mineraalvett, just neid häid vitamiine, C-vitamiini, E-vitamiini, B-vitamiine, mis toimivad antioksüdantidena, seda tugevamad me oleme. Ja Immunity Back ongi siis selline komplekt kokku pandud kõigest, mis võiks parimal moel meie immuunsust toetada. Ta on 30-päevane komplekt, sisaldab 5 toodet
ja erinevad siis nii-öelda toitained, mida me hakkamegi kohe vaatama lähemalt. Koosneb ta siis mitmetest vitamiinidest, nagu näete, ja mineraalidest ning toetuseks siis sipelgapukoor seleeniga ja haimaksaõli siis uues. Ja C-vitamiiniks on siis valitud siin Pure C ehk puhas C, mis on Coral Clubi uus toode ja veelgi siukses siis hästi omastuvamas ja kehale nagu mõnusamalt vastuvõetavas vormis võrreldes siis selle liposoomse formaadiga, ehk siis ta tekitab vähem neid sooleärritusi ja on siis patenteeritud jällegi uuenduslikus formaadis. Nii et toetamaks siis immuunsust, sest C-vitamiin on väga kõrge antioksüdant. Me teame, eks ju, vähemasti juba üldsuse teadvusesse on jõudnud see, et C-vitamiini ikkagi igapäevaselt peaks tarbima. Inimene on üks väga vähestest isenditest loomariigis, kelle keha ise ei tooda C-vitamiini, sest üldiselt ikkagi kõigil, eriti kiskjatel, aga ka neil, kes on just nagu saakloomad, niipea kui on ohuolukord ehk et võitle või põgene, siis keha pumpab väga palju C-vitamiini koheselt lihastesse, aga inimesel seda funktsiooni ei ole. Me peame saama selle toidust. Nii et üks asi see, et viia ka seda nagu hapnikku ja kõike paremini lihastest, lihased suudaksid paremini tööd teha. Siis kindlasti on ta hästi oluline siis kollageeni omastamisel ja moodustamisel ja kollageen teadupärast on kõige levinum palk meie organismis ehk siis mitte ainult nahas selleks, et me näeksime ilusad ja siledad ja trimmis välja, vaid ka sidekudedes igal pool ja ka liigestes, eks ju, on kollageenil väga oluline roll mängida. Nii et kollageen vajab kindlasti C-vitamiini enda juurde, et tahate olla kaua noored ja ilusad ja vitaalsed ning energias, siis ärge unustage C-vitamiini tarbida. Ja jällegi, et seesama, et nagu ma rääkisin, tema antioksüdantne omadus on siis see, eks ju, et ta kaitseb neid rakke oksüdatiivse stressi eest. Et kui on meie keharakk ja meie organismis on väga palju neid vabu radikaale, ehk siis see nagu nii-öelda plussmärgiga osakesi siis ringlemas, siis nad otsivad oma tasakaalustamiseks seda miinusmärki ehk siis miinusosakest. Ja kui see nagu vaba radikaal, siis seda mujalt ei leia, ehk siis kui meil on madal antioksüdantide tase kehas, siis ta lihtsalt läheb ja võtab selle miinusosakese meie rakult ära, aga ta teeb sellega meie raku haigeks, rakk vananeb ja sureb. Nii et mida rohkem on antioksüdante, seda tervemad me oleme, seda paremini nad suudavad siis need vabad radikaalid ära tasakaalustada. Ja loomulikult ei tasu unustada meie supertoodet H-500 ehk siis vesiniklaenguga -500, mis on nagu kõige kõrgem antioksüdant, mida teil on võimalik hetkel leida, nagu kui te just ei ole kuskil kõrgmäestikus, kus on juba loomulikult siis need allavoolavad ojad üdini nende mineraalidega rikastatud. Aga C-vitamiin kindlasti hästi oluline tegur siis väsimuse ja kurnatuse vähendamisel. Purgis on siis 60 taimset kapslit. Seda kogust otseselt ei ole vaja ületada, et võtke üks kapsel 2 korda päevas, sest reeglina on kõik Coral Clubi tooted tehtud siis niimoodi, et jagate selle purgis oleva koguse 30-ga ja saate päevase annuse, jagate selle lihtsalt päeva peale. Soovitan seda võtta koos toiduga, nagu enamus selliseid toitained, mida me tegelikult peaksime toidust saama, et seda omastub paremini. Ja otseselt, kui te tegelete stabiilselt talv läbi ennetusega, ehk siis hoiate nagu vajalikud toitained kehas, siis te ei pea mõtlema sellele, et kas ma nüüd jään haigeks või ei jää haigeks, ehk siis kas mu laps käib lasteaias ja korjab sealt viiruseid kaasa või ma ise olen kuskil suures kollektiivis või sõidan ühistranspordis, kus kõik asjad levivad, et te saate südamerahus siis nautida terve olemist ja energiat kogu läbi talve. Patenteeritud kompleks siis Pure Whey on see, mis ma ütlesin, mis on siin siis uuendatud koostisosa ja miks meil see uus toode on. Ja ta on biosaadavas formaadis siis C-vitamiin, milles siis seda askorbiinhapet on täiendatud just tsitruseliste
tulenevate nende bioflavonoididega ja ka taimsete rasvhapetega, et siis aidata kaasa siis selle stabiilsusele, et ta paremini püsiks seal selle kapsli sees kaua efektiivne ja et ta oleks kehale kergemini siis bioloogiliselt vastuvõetav. Nii et on tehtud uuringuid, mille alusel siis see C-vitamiin Pureway C formaadis siis omastub rakkudes lausa 233% paremini ja on siis, nagu näete, ülimalt tõhus, eks ju, et kui te lähete apteeki, võtate sealt suvalise toidulisandi, siis üldiselt esiteks on nõue, et seal peab olema seda toimeainet ainult 20%. Ja siin te saate 100%-lise, eks ju, et see kapsel koosnebki ainult sellest, mida on purgi peal lubatud, sinna ei ole pandud tärklist, jahu või mingit muud kräppi siis nii-öelda täite või mahuaineks, eks ju, et te saategi selle, mille eest te maksate, aga saate see veel ülihästi omastuvas formaadis. Ehk et ärge ostke ainult hinda, olge teadlik tarbija ja ostke seda väärtust, mida see toode teile pakub, et ei peaks ostma nagu ühe purgi asemel 5 või 10 purki selleks, et saada sama kogus kätte. Ehk siis, et teie rakud saaksid selle sama koguse, eks ju, et isegi nagu ainult selle tableti kogusena või kapsli kogusena alati ei ole see nagu võrreldav. Aga teise asjana siis loomulikult D-vitamiin, millest meil alati on talvel siis siin Põhjamaades kipub vajaka jääma, sest et päikest ei ole ja me võib-olla alati ei tarbi kõiki nagu selliseid tooteid või toiduaineid, siis mis seda D-vitamiini varusid meie kehas aitaks turgutada või suurendada, aga hetkel siis on selline suurepärane sprei formaadis siis D-vitamiin meil olemas, mida siis on pisike selline pudel, saate panna ka käekotti, võtta kaasa reisile hästi mugavalt. Ja on ka laste variant siis sellest 400 ühikuli, näete, siin on 2000. Nii et ja läbi juba suulimas kesta, siis ta väga hästi imendub ja jõuab sinna, kus on seda kõige rohkem tarvis, nagu ikka. Ja baseerub siis sellel kookosõlil, et kookosõli aitab teda siis paremini nii-öelda omastuda. Aga D-vitamiin kui selline iseenesest, kuigi tegelikult ta küll on nimetatud selleks D3 vitamiiniks, sisuliselt on ta aga tegelikult hormoon, mida maks siis toodab. Nii et ta ongi mõeldud siis just immuunsuse toetamiseks, väga oluline kogu organismis ja kindlasti, eks ju, et ilma selleta ei omastu ka kaltsium näiteks ja lihaste töö on pärsitud. Nii et D-vitamiin kõikides kuudes siis, kus R on sees, siin meie Eesti pimedas külmas kliimas võiks olla D-vitamiin meie kaaslane siis igapäevaselt, et aidata hoida seda jällegi stabiilset taset läbi talve, siis te ei pea muretsema, et viirused teid kimbutama võivad tulla või et immuunsus nõrk on. Ja sipelgapukoor seleeniga siis sipelgapukoorel on üldse palju häid nimesid, nagu siin purgi peal näete, on ta kutsutud paudarkoks. Teda tuntakse ka lapatšopuu nime all, tabepuia nime all. Ehk siis tegemist on Kesk-Ameerikas kasvava sellise ilusate roosade õitega puuga ja ta töötab siis nii-öelda sümbioosis sipelgatega, kes loovad oma pesa sinna tema juurestikku. Ehk siis puule meeldib, kui tema juurte ümbrus on nagu õhutatud ja sipelgad jällegi siis puuga sümbioosis sedasi elavad tema juurestiku all, seal maa sees on neil pesa, aga käivad siis ka mööda puud ringi ja selle puu peal te mitte kunagi ühtegi seent näiteks kasvamas ei näe. Et sellepärast on ta ka väga hea seenevastane, aga igatepidi viiruste, bakterite vastane ning ega tussidele ka väga ei maitse, sest ta on üpris selline kibekas. Võite ta võtta kapslist välja, teha temast nagu sükest kuuma veega nagu joodavat versiooni teena, aga olge siis valmis selleks mõrkiks maitseks. Teiselt poolt jällegi, et võib võtta teda ka väga suurtes kogustes, kui te juba olete haigeks jäänud. Ehk siis löökannused, ütleme siis paari päeva jooksul on täiesti lubatud, võib kuni 25 kapslit korraga võtta ühe siis annusena, aga ma soovitaksin enne seda midagi natuke võib-olla süüa, et mitte päris tühja kõhu peale. Ja see 25 kapslit on võib-olla äärmuslik juhus, et ütleme, kuuri tehes on üks kapsel 3 korda päevas, normaalne siis ennetav programm,
aga kui te tõesti tunnete, et nii, et juba midagi jookseb, juba kurgusse kraavib, juba köhatate, eks, et juba tulevad aevastused, võtke seal 5–10 tükki võib-olla peale sööki need esimesed paar päeva ja ta peaks ära hoidma selle, et ta hullemini haigeks ei jää, kui te nüüd õigel ajal jaole jõudsite. Kui need kriitilised esimesed tunnid on juba möödas ja see viirus või bakter on jõudnud väga suuresti kehas paljuneda, vot siis oleks tõesti juba vaja neid veidi suuremaid annuseid, kui te tahate veel pääseda. Aga ja, nagu ütlesin, viiruste, bakterite, seente vastane, mikroorganismi vastane, et tal on väga palju häid omadusi seal, aga ennekõike just seesama lapahool on siis see aine, mis mõjub siis pahalastele pärssivalt nii-öelda. Ja mida paremas seisus on organism, ehk siis mida ilusamini töötab maks ja tunneb ennast hästi, seda kenam on ka teie nahk. Seda vähem on teil seal soolestikus mingeid parasiite ja selle võrra tunneb organism end üldiselt ka tugevamini. Nii et ikkagi pautarko kindlasti ka väga oluline siis koostisosa antiparasitaarses kuuris. Et kui te olete ennetavalt 2 korda aastas seal sügisel ja kevadel selle kuuri ikkagi läbinud, siis tegelikult ei oleks teil küll põhjust talvel haigeks jäämist karta. Ja üks väga-väga oluline siis toode siin veel on haimaksaõli, mis on nüüd uuendatud variant Shark Liver Oil Plus. Ja haimaksa siis õli kui selline on üleüldse tuntud mitmel pool maailmas just rannikurahvastel sellise hea vahendina, millega säilitada kaua noorust näiteks, millega ennast turgutada ennetavalt, aga ka nii-öelda aidata vähendada neid nii-öelda vinduvaid haigusnähtusid, mis võib-olla mõnel puhul jäävad kuudeks veel jälitama, kas mingisugune köha või seesama nagu jooksev nina või kellel, kus ja mis. Ehk siis nii Skandinaavias, Jaapanis kui ka Aafrika riikides, et kus need haid parasjagu on seal võib-olla rohkem saadaval, siis seal on see ka nii-öelda ammustest aegadest tuntud oma väärtuse poolest. Ja üks väärtuslikumaid aineid on siis see alküülglütserool, mida siis haimaksaõli sisaldab. Konkreetselt siin kapsel muide on tehtud ka siis sellest nii-öelda merelisest siis kollageenist või sellisest, eks ju, želatiinist nagu merelisest variandist, ehk siis kes on nii-öelda mitte võib-olla päris taimetoitlased, aga kes ei taha nagu loomseid produkte tarbida, et siis neile on see sobiv ja kuskil niimoodi peaaegu 50-50, et umbes 300 versus 300 on siis siin ära jagatud see haimaksaõli ja skvaleen selles kapslis. Nii et enam-vähem võrdselt neid saab ja E-vitamiin on siis tuntud, mida tihtipeale näiteks kreemidesse lisatakse, eks ju, igasugustesse sihukestesse nagu ka omega toodetesse, eks ju, et ta töötab nii-öelda loodusliku siis säilitusainena, aga E-vitamiin on ka samamoodi väga tugev antioksüdant. Ta aitab just sellega näiteks, et ilutooted ära ei rääsuks õhuga kokkupuutes, et sellepärast lisatakse seda kreemidesse tihtipeale, aga ka meie kehas endas sees ta on siis jällegi aitab nagu nullida neid vabu radikaale ja aitab säilitada meie noorust. Ja haid on siis nagu sellised võib-olla küll suured loomad, aga mitte imetajad, vaid kalad ja ise külmaverelised. Nii et usutakse, et see skvaleen on just aine, mis siis aitab hoida neid seal sügaval meres nii-öelda elus, kus on väga vähe hapnikku ja tänu sellele siis ühesõnaga, et kuna üleüldse nagu väga vähe on kohti, kust seda skvaleeni nagu saab ja haimaks on üks selline väheseid kohti, kus seda esineb, siis ta tegelikult aitab nagu toetada ka meid ja just neid siis immuunsusega seotud kohti, kus on seesama see rasvakiht või rasu, eks ju, sest et tegemist on õliga. Et ühelt poolt ka seda nahaseisundit, aga teiselt poolt ka selle immuunrakul siis, sest meie kõikide keharakkude membraan ehk siis see raku ümbris on ju loodud tegelikult rasvhapetest omega 369, millest siis ehitatakse see nii-öelda raku kest ülesse ja tänu selle ta aitab ka selle immuunraku siis nii-öelda seda
membraani paremini siis hoida ja sellel immuunrakul olla tugevamana. Ja see on võib-olla selle haimaksaõli siis ütleme immuunsuse vaatepunktist kõige olulisem selline nii-öelda aspekt, et ta tugevdab immuunrakku ja siis antioksüdantne pool, eks ju, aitab hoida seda, et vabad radikaalid neid immuunrakke ka ei hävitaks. Nii et suurepärane selline ennetusvahend jällegi, mida kindlasti tasub mitte ainult ise võtta, aga ka lastele anda siin just nii-öelda siis septembrist võib-olla alates, kui nad lähevad jälle tagasi koolidesse, lasteaedadesse, puutuvad rohkemate nende inimestega kokku, käivad trennides, asjades, kus kõik asjad niimoodi inimeselt inimesele muudkui levivad, ehk siis aidake hoida nende immuunsust ja te ei pea tegelema tagajärgedega, ehk siis keegi ei taha ju ootamatult haigeks jäänud lapse pärast seal tööd kodus teha, eks ju, stressiseisundis, kus sa pead mitme asja vahel ennast jagama või et kui sul on mingi projekti tähtaeg tulemas, eks ju, ja oleks vaja hoopis tööd teha ja siis sa pead tegelema sellega, et sa oled palavikus ja nohune hoopiski voodis, eks ju, et parem ennetada, see on alati soodsam ja tõhusam, kui pärast tegeleda tagajärgedega. Ja kui juba tagajärjed on käes, siis kindlasti haimaksaõli on üks nendest asjadest, mis minul on alati seal nii-öelda apteegikapis olemas ja läheb samamoodi mitu-mitu kapslit mitu korda päevas sisse, küll pigem lapsele, sest ma ise pole päris ammu enam haige olnud. Et annangi 3-5 kapslit korraga, seal võib-olla 3 korda päevas ja üldiselt kõikide muude asjadega nagu sipelgapukoor, seal mustapähklileht, küüslaugukapsid. Reeglina oma lapse saan ikkagi kuskil 5 päevaga terveks, ta on läbi põdenud nii palaviku kui ka nohu ja köha, et läheb tagasi tervena jällegi kooli ja silm ka ei pilgu. Nii et kui teil on olemas teadmised ja õiged vahendid, siis ei ole põhjust 2-3 nädalat seal voodis vinduda, vaid on võimalik ennast päris hästi ja ruttu terveks turgutada. Ja viimasena siis Coral Mine ehk siis Coralli klubi põhitoode, millest on räägitud söögi alla ja söögi peale, aga kordame veel kord üle, et pärit on siis ammu elanud ja surnud siis korallide nii-öelda organismide jääkidest, mis on nagu siis liivana sinna merepõhja settinud, seda sealt Okinawa saarestiku ümbert ja siis kaevandatakse, puhastatakse, rikastatakse omakorda veel C-vitamiiniga, kui ta nüüd siia nendesse 1-grammistesse pakenditesse pannakse ja tuntud siis kui maailma väiksem ja efektiivsem veefilter, mida on suurepärane ükskõik kuhu kaasa võtta endaga, kus võib-olla ei ole väga kvaliteetne joogivesi. Noh, kas sa võtad selle kööki endaga kaasa või oled sa kuskil teekonna peal, ehk et ta annab 69 erinevat mineraali, ennekõike muidugi korellkaltsiumit, aga ka magneesiumit, kaaliumit, naatriumit ja teisi siis väiksemates kogustes muid mikroelemente. Okinawalased on tuntud selle poolest, et nad on maailma kõige kauem, ütleme siis, või kõige kõrgema eani elav siis rahvastikugrupp. Neile on omistatud selle eest ka mitte Nobeli preemia, vaid see, nüüd ma ei saa öelda. No nii, keele peal aga ei tule välja. Ehk siis tunnustus siis maailma kõige kõrgema ealisuse eest, ehk siis ligi 100 aastat on nende keskmine vanus, sel saarestikul elab kuskil umbkaudu 30 000 inimest ja näiteks on seal selline naiskoor, mille liikmeks ei olegi võimalik enne astuda, kui sa pead olema vähemalt 90-aastane. Eks kujutate ette, milline nagu elukvaliteet ja milline vitaalsus seal piirkonnas on, sest et kui inimeste keskmine iga on ligi 100, siis enne 100 sureb umbes sama palju inimesi kui peale 100. Ehk siis nad on väga tõesti sellised tervislikud, vitaalsed, kõrge eani nagu aktiivsed, et on mida järgi teha ja mille poole püüelda. Ja nende saarestik on tegelikult korallitekkeline, ehk siis neil ei olegi mingit muud vett seal sisuliselt kui korallivesi ja see ongi andnud neile sellise pikaealisuse. Ehk siis väga palju antioksüdante saab siit laeng umbes -150, siis vesi muutub struktureerituks ehk selliseks, nagu meie oma kehas on. Selle pindpinevus on tänu siis sellele koralliliivale, mis töötab nagu siis absorbent, ta tõmbab mürkained endasse, ta siis muudab vee omadusi selliseks, nagu meie rakus sees loomulikul moel on.
ja muudab ta hästi kergesti omastatavaks, ehk siis kui me joome tavalist kraani või pudelivett, see läheb makku, maos eritub maohappe, mis hakkab seda seedima ja ümber töötlema ja see vesi käib killa-kolla mööda siis meie soolestikku umbes 8 tundi, kuni selle omadused on nii palju siis teiseldatud, et oleks üldse võimalik sellele siis kraaniveel läbi soolestiku seina imenduda, et jõuda siis sinna vereringesse. Nüüd korallivett juues see hakkab imenduma juba suus läbi limaskesta, jõudes nagu hästi ruttu sinna, kus seda kõige rohkem tarvis on. Näiteks silmad, 96% vesi, näiteks neerud, eks ju, mis seda väga vajavad. Näiteks veri, sest vereplasma, eks ju, moodustub veest peamiselt. Ehk et ta on väga kergesti organismile omastatav, see tähendab, et te säästate oma kehale seda 8 tundi vee ümbertöötlemise energiat ja juba tänu sellele olete rohkem energias. Lisaks see antioksüdantne laeng, mis annab teile stabiilse nagu energia sellise vastupidavuse läbi päeva. Nii et ma ei kujuta oma elu enam ilma koralliveeta vette, et ma pean paar päeva vastu, aga üldiselt ma nagu mõne aja pärast ikkagi hakkan juba tundma, kuidas ma olen väsinum, kuidas ma olen lihtsalt pahuram, kuidas mul ei ole niisugust energiat ja niisugust nagu rahulolu kuidagi kehas, kui ma seda vett ei joo, sest et see tunne on lihtsalt niivõrd hea, kui sa oled hästi oma organismi eest hoolitsenud ja siis ütleme, kui teha nagu selline paus, ma saan aru, mida tunnevad kõik need inimesed, kes hommikul enne, kui nad pole oma kohvi saanud, on täielikult zombid, eks, et ma ei soovi sellisesse seisundisse ennast lasta, sellepärast on korallivesi olnud minu igapäevane kaaslane juba ligi 10 aastat põhimõtteliselt, jah. Nii et kui on olemas maailmas asjad, millega me saame hoida oma tervist hea, nii nagu see tegelikult peakski olema igal pool üle maailma, et mitte tarbida seda saastunud, mürgitatud, lõhutud vett, mis küll omab nagu seda H2O nagu nii-öelda märgendust, eks ju, et tehniliselt võttes on see nagu vesi, aga tegelikult kui vaadata vee omadusi, siis on ta kõike muud, et ta ei ole tegelikult meie kehale vastuvõetav, see, mis sealt kraanist tuleb, ega ka see, mis enamasti sinna pudelitesse on pakitud, sest paljuski pannakse sinna sedasama kraanivett, mis on kloori ja fluoriga rikastatud ja mis on täis mitte ainult mikroplasti, vaid jumal teab, mida kõike veel. Siis teadlased ütlevad, et kõik, mis läheb alla kraanikausist, vetsupotist, kõik domestosed, sifid ja mis kõik, eks ju, šampoonid, need kõik jõuavad kuskil 7–11 kuu pärast tagasi sinna samma kraani. Meie hetkel Eestis vähemasti veepuhastusjaamades ei ole sellist tehnoloogiat, mis võtaks ära mikroplasti sealt, mis eraldaks selle domestose keemia sealt. Nii et mõelge selle peale, eks ju. Kõik see poes müüdav ja lehkav pesupulbrid ja muu see kodukeemia, see kõik jõuab meile tagasi sinna joogivette. Nii et juba sellepärast panen parem selle korallifiltri sinna vee sisse. Ma tean, et ta korjab selle saasta sinna enda sisse. Eraldan selle filtri ja ma joon mineraalide rikast vett, mis on minu kehale parim. Nii et te võite kõike muud teha, aga kui te vett ei joo, siis mõelge sellele, kuidas peaksid need 1000 euri eest ostetud kapslid jõudma siis sinna vereringesse üldse, sest vesi on ju transporter meie kehas. Seega kõige-kõige olulisem komponent siin võib-olla üldse. Aga Immunity Pack siis annab teile 56 boonuspunkti, kui te olete Korraklubi registreerunud klient. Ja sellisel juhul maksab see komplekt teile 96 eurot. Kui te ei ole omale kliendikaarti teinud, siis ei maksa mitte midagi. Saate minna mõne oma tuttava poole pöörduda, kes Korraklubi toodetega tegeleb või on need ise tarbinud ja ta annab teile soovitaja lingi, mis annab siis koheselt –20% teile soodustust kõikidelt toodetelt. Või siis, kui teil ei ole ühtegi sellist tuttavat, siis saate te juhuvaliku põhjal siis endale soovitaja ja nõuandjaga läbi siis kodulehe kasutajakonto registreerimisel, aga parem, kui teil on keegi tuttav, kes teile oskab alati nõu anda, sest võib-olla teie juhusoovitaja ei ole nii hästi teile sobiv inimene, nii et valige oma sponsor hoolega ja pöördu kõigi inimese poole, aga kindlasti soovitan siis selle kliendikaardi endale teha, ta on virtuaalne, mingeid kohustusnumbreid kaasa ei too, just nii nagu omades Rimi, Selveri või
Prisma, eks ju, kliendikaartid ei pea sellest mingit kuutasusid ega midagi maksma, teil ei ole kohustust mingi summa eest iga kuu osta, aga see annab teile teatavaid soodustusi. Nii et samamoodi siis siin kogudes punkte saate te raha tagasi oma ostudelt, kui olete olnud lojaalne klient ja nagu ütlesin, koheselt –20% on teile kõikide toodete hinnad soodsamad. Nii et kasutage võimalust, kaotada pole midagi. Ja miks me räägime komplektist kui sellisest, sest et Coral Club on leidnud, et nutikam on läheneda tervisele süstemaatiliselt. Komplektid on kokku pandud nii, et nende komponendid ehk siis komplektis olevad tooted töötavad üksteist nagu toetavalt ja suurendavad üksteise mõju. Alati on kaasas seal vastav brošüür, kus on selged juhised, millal, kui palju ja mida võtta. Ja see aitab säilitada meie seda tavapärast elurežiimi, millega me oleme harjunud ja üleüldse on siis nii-öelda kokku pandud siis selle Coral Clubis olevate arstide ja meedikute, tervise siis nõustajate ja teadlike inimeste poolt, kellel on siis vastav taust olemas ja kes mõistavad hästi nagu ühelt poolt tooteid ja teiselt poolt siis inimorganismi toimemehhanisme, et siis üksteist ühildada nii-öelda parimal võimalikul moel. Ja ei olnudki siin neid uuringuid rohkem lõpus. Ehk siis, kui te arvate, et tahaks turgutada see eesolev hooaeg siis oma immuunsust, siis ma arvan, et see Immunity Back on üks väga hea koht, kust seda teekonda alustada, et olla eeloleval siis hooajal tervem. Aga mina tänan teid kuulamast ja loodan, et saite siit midagi endale kasulikku. Järgmiste loenguteni.